Jalou, taas kord siit Costa Ricast Piret Firefairiga pühapäeva pühitsus. Ja seekord räägime rahaplokeeringutest, millest keegi ei räägi. Ja mina taas kord tõlgin Teal Swani. Aga enne seda võtame ühe emotsionaalse kommi siit. Jagame siit ühte, mis ma siit jagan? Jagame seda, mille mina siia panin, mida ma mäletan alati oma energiajoonduste alguses kunagi ütlesin. Ma ei ole enam viimasel seda öelnud, aga see on väga tõsi. Mida rohkem ma sellesse panustan, seda rohkem see mulle panustab. Ehk siis see tegelikult läheb ka ilusti jälle tänase päevaga kokku, tänase teemaga kokku, ehk siis kõik sõltub meie endast, meie enda blokeeringutest, meie enda soovidest, meie enda alateadlikest soovidest, meie hirmudest ja mida rohkem me millessegi panustame, seda rohkem see meile panustab või mida vähem me energiat anname millessegi, seda vähem me sealt midagi nii-öelda lõikame. Nii, aga hakkame siis vaikselt pihta ka, kes jõuab siia veel esimese reklaamipausi ajal ütleme numbrid, mul on 64 emotsionaalset kommi, tere, küsi üks number ja hakkame pihta. Nii siis Teal Swanilt taas kord, see on rahaplokeeri, millest keegi ei räägi. Teal oli natuke teistsugune see pealkirja, aga mina otsustasin sedasi panna. Nii, kes siis ei tea, kes on Teal Swan? Teal Swan on spirituaalne õpetaja ja autor, kes keskendub emotsionaalsele tervenemisele, eneseteadlikkusele ja sisemiste mustrite mõistmisele. Tema õpetused aitavad näha sügavamale pinnapealsusest ning tuua teadlikkust nendesse kohtadesse, mis meid tegelikult tagasi hoiavad ja ilusti tänane teema on ka sedasi seotud, sellega seotud. Ehk siis on mustrid, mida me ei näe, mis meid tegelikult tagasi hoiavad. Nii ma proovin, ma ei pea käes hoidma. Tänapäeva maailmas on raha peamine meetod, mida inimesed kasutavad, et saada asju, mida nad tahavad ja vajavad. Ma ei tea, miks ta paneb meid meie inimesed. Me kasutame raha selleks, et saada asju, mida me tahame. Selle tõttu kipume me kohe järeldama, et põhjus, miks me ei saa seda, mida me tahame, on rahaline probleem. Pane tähele, kui sa küsid kelleltki, mida ta tahab, ikka raha. Miks? Ja siis, kui nagu vaadata edasi, et miks sa raha tahad, siis tegelikult tulevad teised soovid esile. Teisisõnu usume, et meie probleem on otseselt seotud rahaga ja meie suhtega rahasse. Aga mis siis, kui sinu rahalistel probleemide ei ole tegelikult midagi pistmist raha ega finantsidega? Mis siis, kui see on hoopis seotud sinu suhtega selle asjaga, mida sa tahad? Ma loodan, et ei tule tuult sisse, mul on ilusti surnud kass siin peal. Näe, surnud kass. Aga kui tuleb, öelge mulle, siis ma proovin katta natukene. Nii, mõtle korraks sellele, mida sa tahad või vajad. Sellele asjale, mille kohta sa arvad, et sul on raha vaja selleks, et seda saada. Nüüd võta raha vahelt ära ja jää väga toorel, ausal viisil näost näkku selle asjaga. Ehk siis see asi, mida sa tegelikult tahad. Milles seisneb valu? Kuidas sa sellesse emotsionaalselt suhtud? Millised valusad mõtted kerkivad esile? Just nendes mõtetes ja tunnetes saad sa ära tunda, mis sinu sees on vastuolus selle omamisega, mida sa tahad. Et seda paremini mõista, toon 2 näidet. Esimene on Kevin. Kevin on püüdnud meeleheitlikult kõvasti tööd teha, et ronida karjääri redelil ja kindlustada oma edu. Kuid ükskõik, kui palju ta pingutab, juhtub alati midagi, mis takistab tal edasi liikuda. Ta tahab teenida piisavalt, et osta maja, hea auto ning hoolitseda enda ja oma partneri eest. Miks ta seda tahab? Sest Kevin tahab väga, tõesti väga elukaaslast.
Ta usub, et raha on viis selle saamiseks. Kui ta kuuleb ideed, et tema rahalised blokeeringud ei pruugi olla seotud rahaga, vaid tema suhtega sellega, mida ta tahab, võtab ta mõttes raha vahelt ära. Nii jääb ta näost näkku oma tegeliku sooviga, suhe naisega. Ja kohe vajub tema süda saapa säärde. Ta tunneb meeleheidet ja lootusetust. Tema peas kõlavad mõtted nagu ükski naine ei taha olla koos mehega, kelle elu pole korras. Ükski naine ei taha olla minuga. Selle kõige all on tunne, et see, mida tema tahab, ei taha teda. See viitab sügavale enesehinnangu probleemile. Kevini küllust ei blokeeri raha, vaid uskumus, et teda inimesena ei soovita ja selle lahendamine mõjutab tema küllust palju rohkem kui mis tahes töö rahaga. Teine näide. Carmen seevastu on viimasel ajal süvenenud finantsekspertide kuulamisse ja investeerimise õppimisse. Ta tahab rikkust, kuid kui ta ausalt endalt küsib, siis tegelikult ihkab ta vabadust ja isiklikku jõudu. Ta ei talu tunnet, et peab leppima millegagi, mis ei tundu hea lihtsalt sellepärast, et tal pole raha. Ta vihkab jõuetuse tunnet ning armastab ideed vabadusest. Teha, minna ja kogeda kõike, mida ta tahab. Kui Carmen eemaldab raha vahendaja rollist ja seisab silmitsi oma suhtega vabaduse ja isikliku jõuga, muutuvad nähtavaks mitmed sisemised vastuolud. Tema identiteet on seotud kultuuriga, kus rahaline raskus ja jõuetus on normaalsed. Ta kardab, et vabadus ja jõud muudaksid teda tundmatuseni. Ta mõistab, et tema kaitsemehhanism on olla väike ja abitu, et teised teda aitaksid. Ning võim tundub talle ohtlik. Ta tunneb, et vabadus on moraalselt kahtlane, sest ta on kasvanud katoliku uskumusega, et eneseohverdus on voorus. Jumal tuleb alati kõigest kõrgemale panna. Ta tunneb, et ja lõpuks täielik vabadus tähendab täielikku vastutust, mis tundub talle hirmutava surve ja ebaturvalisena. Muidugi need kõik ei tule kohe niimoodi plaks esine, need tulevad esile siis, kui me teeme selle töö läbi, mida ma siin kohe tutvustan. Carmeni küllust ei blokeeri raha, vaid tema suhe vabaduse ja isikliku väega. No tulge nüüd, öelge mulle tere ja küsige oma number, praegu on hea aeg emotsionaalne mõned emotsionaalsed kommid ette lugeda. Et ma nüüd tõin juba näited sellest, kuidas raha ei ole meie ja selle asja vahel, mida me soovime, vaid kuidas me saame nende asjadega tegeleda. Ka teistpidi, tšau Kaili. No, küsige oma numbrid. Anne, 23. No nii, hakkame siis pihta. 23. Küsib Anne, aga mitte ainult Annele, vaid kõigile. Aeg, mida sa naudid raisata, ei ole raisatud. See on üks mu lemmikutest. Aeg, mida sa naudid raisata, ei ole raisatud, ehk siis ärme isegi tembeldame seda raiskamiseks, sest see on tõesti väärtuslik. No, tuleb veel. Nii, no, 28 Kaili küsib. 28. Vadim Seelandi Transurfingu raamatust. Minu maailm hoolitseb minu eest. See on ka üks mõnusates. See on umbes sama energiaga nagu see everything is always working out for me. Kõik laabub alati minu jaoks. Minu maailm hoolitseb minu eest. Aitäh. Nii, et võib veel numbreid küsides, ma järgmise reklaami pausi ajal ütlen jälle ette neid numbreid. Niisiis, Siil jätkab, sa võid märgata, et oled kinni idees, et raha on ainus viis saada seda, mida sa tahad, et kuigi sa näed raha lahendusena, sa võid märgata, et oled kinni idees, et raha on ainus viis saada seda, mida tahad, et kuigi sa näed raha lahendusena, koged sa seda tegelikult
takistusena. Alateadlikult näed sa raha kui vaenlast ja tõukad seda endast eemale. Aitäh südamete eest. 11, Scott just saatis mulle. See mõtteviis on juba iseenesest tugev blokeering. Hea koht alustamiseks, nüüd me jõuamegi juba, see on üks tegelikult päris lühike, kuigi tegelikult ma arvan, et ta ei ole lühike, sest me anname natuke ruumi nende küsimuste ümber. Siin on terve ports küsimusi, mida me saame endalt küsida, mis aitavad meil neid uskumusi paljastada. Hea koht alustamiseks on istuda vaikselt ning nagu meditatsioonis ja tuua oma teadlikkusse see asi, mida sa tahad. Proovi näiteks, kui sa saad kohe praegu. Hakkame vaikselt harutama, et selles mõttes, et ma ei eelda, et me kõik saame sellega siin ja kohe praegu hakkama. Selleks on ka hea mõte vaadata hiljem seda käsikirja, mille lingi ma panen siia video alla, kus on ilusti kõik küsimused kirjalikult, et sa ei pea kiirustama praegu, vaid sa saad hiljem neid vaadata mõnusalt, rahulikult omas tempos. Niisiis, jälgi oma reaktsiooni, too esile see asi, mida sa soovid kogeda, mida sa tahad, mida sa ei ole saanud, mida sa tunned, et sa ei ole saanud. Jälgi oma reaktsiooni, pane tähele, mida sa tunned füüsiliselt, emotsionaalselt ja mentaalselt. Nii siis, kui sa mõtled selle peale, kui ka siis, kui sa kujutad ette, et sul on see juba olemas. Nii, ja kui tekivad ebamugavad tunded või negatiivsed mõtted, püüa neid märgata ja mõista. Ja nüüd ongi siis küsimused, mis aitavad meil selgust luua. Mis on seni takistanud mul seda saamast? Ja ole teadlik, et kui sarnased takistused ilmevad üha uuesti ja uuesti, siis võib see viidata sisemisele kaitsemehhanismile, mis maskeerib ennast kui halb õnn. Inimesed ütlevad, mul on halb õnn. Sellepärast ma ei saa seda, mul on halb õnn. Mõtle, kui sa ise oled nii öelnud või kui keegi teine on öelnud. Ja nüüd saa aru, et see on tegelikult mingisugune kaitsemehhanism meie sees, mis ei luba sellel manifesteeruda. Sest me oleme tõsiselt väekad. Mida ma näeksin, kui vaataksin ennast kõrvalt nagu filmitegelas. Kujute ette, et sa vaatad ennast enda elus, nagu sa vaataksid ennast filmis. Ja vaata ennast kõrvalt, see ei ole nüüd enam sina, see on see tegelane seal. Mida sa näed seda tegelast tagasi hoidmas sellest, mida ta tahab? Ja mida sa ütleksid selle tegelase suhte kohta selle asjaga, mida ta soovib, kui sa vaataksid ennast väljaspoolt? Et nagu see, kui ta näiteks soovib armastust ja vaata, kui ta ei ole, kuidas ta ei suuda armastust leida, mida sa tegelikult, kui sa vaataksid seda, nüüd teda kõrvalt, iseennast kõrvalt nagu filmitegelast, et mis on tema suhe selle armastuse leidmisega tegelikult. Nii, järgmine asi, mida me saame küsida, milline oli minu suhe selle sooviga lapsepõlves? Ehk siis millised hoiakud olid minu ümber, minu perekonnal, minu ema, isa, minu õed ja vennad, sugulased, minu kultuuris, autoriteetides. Mina kasvasin üles, meil oli Lenin oli autoriteediks, eks ole. Millised on nende, ehk siis meie pere, kultuuri, meie autoriteetide suhted sellega, mida sa soovid? Kas näiteks nendel on suhtumine, et see ei ole moraalne, see ei ole hea inimene, ei taha seda või midagi taolist. Ja nende suhe sellega, et sul võiks see olla. Ehk siis kuidas näiteks sinu pere suhtuks sellesse või suhtus sellesse sinu lapsepõlves, kui sa tahtsid seda. Eks ole, või kui sa praegu tahad, aga sinu lapsepõlves vaatad nagu oma pere lapsepõlves, mis oli nende suhtumine sellesse asjasse. Eks ole, ma loodan, et make sense'i. Nüüd, milline suhtumine on sellel kultuuril, kuhu sa sündisid, selle asjaga, mida sa soovid? Ehk siis kas näiteks, kui sa oled Eestis, kas Eestis näiteks on selle asja omamine, kas see on nagu soodustatud või on see natukene tabu või on ju? Või on see natuke näiteks halvasti vaadatakse selle peale, mida sa soovid?
No nüüd tuleb mul siin tugev tuul sisse. Nii, järgmine küsimus. Kas selle teemaga on seotud lahendamata valu või trauma? Ja kas need kogemused on nüüdseks lahenduse leidnud või on need ikka veel lahendamata ja kui need on lahendamata, siis millisel viisil on nad veel lahendamata? Ehk siis siin on sul üks töö jälle, mida sa saad ära teha. Trauma lahendamise kohta meil on ka piisavalt videosid. Järgmine, kas ma püüan selle sooviga millegi eest ära põgeneda? Soovin midagi vältida. Kui sa tahad seda asja, selleks, et sa ei peaks enam kunagi mingisugust tunnet tundma või mingisuguses olukorras olema, siis millene see võiks viidata, mida sa proovid vältida? Eks ole, head küsimused, jube head küsimused, seepärast ma soovitangi, et mitte, või kui sa praegu juba saad midagi teha, siis on hea, aga see on ainult pinna kriipimine. Pärast võtta see käsikiri ette ja vaata neid kõiki. Ole iseendaga selles hetkes kohal ja luba endal tunda kõike, olla kõigega kohal, mis üles tuleb. Kelleks ma kardan muutuda, kui ma selle saan, nagu näiteks see Carmeni näide meil oli. Carmen, eks ole, kuna tema oli kasvanud üles selles kultuuris, mis oli mehhiklane, siis ta ei soovinud, ta nagu kartis muutuda kellekski teiseks või siis teistsuguseks, kui ta oli sellele kultuurile on omane, eks ole. Kelleks ma kardan muutuna? Võid kirjutada välja, ma kardan, et muutun ja nüüd siis täida see ära, kui ma saavutan oma soovi. Milleks sa kardad muutuda? Milliseks sa kardad muutuda, kui sa saavutad oma soovi? Järgmine küsimus, milline suhtumine on inimestel või sellel kultuuril, kuhu ma kuulun sellesse asja, mida ma soovin? See on tegelikult natukene seotud sellega, mis juba eespool oli, et milline suhtumine on inimestel või sellel kultuuril, kuhu ma kuulun sellesse asja, mida ma soovin. Ja nüüd, kui raha ei oleks vastus ja sa küsiksid endalt, miks mul juba ei ole see asi, mida ma tahan? Ja nüüd esimene asi, mis üles kerkib, nagu spontaanselt, see on see vastus. Miks mul juba ei ole see asi, mida ma tahan? Boom. Rahas ei ole asi. Järgmine. Kuidas see asi, mida ma soovin, muudaks minu identiteeti? See on natuke sama, mis see, et kelleks ma kardan muutuda, eks ole. Kuidas see asi, mida ma soovin, muudaks minu identiteeti? Eriti hirmutavatel viisidel. Mis oleks halvim, mis võiks juhtuda, kui ma saan selle? Mis on esimene asi, mis üles tuleb jälle? Mis oleks halvim, mis võiks juhtuda, kui ma saan selle? Esimene asi, mis pähe tuleb. Või isegi mitte pähe. Mentaalselt, emotsionaalselt, füüsiliselt. Kui mul oleks see asi, mis oleks suurim risk minu jaoks? Kui mul oleks see asi, mida ma soovin, siis mis oleks selle hind minu jaoks? Ehk siis, milles ma peaksin loobuma või nagu, mida ma peaksin kindlasti, mis on see hind, mille ma peaksin maksma, et mul see asi oleks? Nagu lihtsalt tunnetus levelil on ju, tunnetame seda. Kui sa teaksid, et sa ei ole saanud, mida tahad, sest sa ei vääri seda, siis mis on selle põhjus, et sa seda ei vääri? Ja mida sa peaksid tegema selleks, et seda väärida? Väärimise kohta on meil ka täitsa video olemas. Kas ma kahtlen oma võimekuses seda saada? Millega ma peaksin vastakuti seisma, kui ma lõpetaksin selle nimel võitlemise? Tšau, Pilleriin. 16, aitäh sulle. Ja kohe olemegi lõpetanud. nii lühike see ongi. Ehk siis, ja lõpuks, kui palju sinu igapäevastest tegudest tegelikult toetavad selle asja saamist, mida sa tahad, mida sa ütled, et tahad, ehk siis vaatle ennast. Vaatle ennast näiteks eelmise nädala jooksul, kui palju sa oled tegelikult püüelnud selle asja poole, mida sa ütled, et sa tahad. Või mida sa arvad, et sa tahad. Et võib-olla, kas on midagi, millele sa oled alateadlikult tegelikult rohkem pühendunud. Ja nüüd ongi lõpetuseks. See protsess nõuab ausust, enesevaatlust
sügavale minekut ja valmisolekut olla kohal ebamugavate tunnetega. Aga oma suhte parandamine selle asjaga, mida sa tegelikult tahad, aitab sul palju rohkem avada nii rahalist voolu kui ka üldist küllust. Rohkem kui keskendumine rahale kunagi suudaks. Vot nii. Isegi kui see on blokeering, millest peaaegu keegi ei räägi. Sellest ka meie tänane pealkiri. Ja head nädalat soovib Tiil Svaan ja meie võtame siit number 16 ja siis teeme energiajoonduse. Nii, kas tuleb veel komme, enne kui pihta hakkame? Number 16, millel sa saaksid täna minna lasta, et teha ruumi millelegi uuele. Millel sa saaksid täna minna lasta, et teha ruumi millelegi uuele oma elus. Ja leia omale mugav asend, kuskil, kus sa saad olla, rahulikult oma ette mõned minutid, kus keegi sind ei sega, kui sa saad võtta aega iseendale mõned minutid. Ja hakkame hingama sügavamalt ja pehmemalt sisse ja välja. Iga kord välja hingates lõdvestume aina rohkem. Lubame endal laskuda selle mõnusa heaolu tunde sisse, mis on meie loomulik olek. Iga hinge tõmbamise, iga välja hingamisega järjest sügavamale. Ja võid kujutleda ennast oma lemmikpaigas. Kuskil, kus on sul turvaline, mõnus omaette olemine. Võib-olla sul on seal sinu turvalised olendid sinuga koos. Need võivad olla müstilised olendid, võivad olla inglid, võivad olla ka näiteks mõned sinu pereliikmed või sõbrad, kes on sinu jaoks turvalised ja toetava energiaga. Ja nad lihtsalt on seal sinu jaoks olemas. Sa ei pea nende jaoks midagi tegema. Sa võid lihtsalt olla. Ja kuidas see siis on, kui me lihtsalt lubamegi endal olla? Nii nagu me oleme, täpselt nii, nagu me sellel hetkel oleme. Me ei pane endale mingeid hinnanguid, me ei mõista mitte millegi üle kohut. Ja kui midagi tuli üles, mida me nüüd näeme, siis meil on hea meel, et me seda näeme. Ja me lubame järjest rohkem endal saada teadlikuks oma alateadlikest mustritest, oma alateadlikest mõtetest või mis iganes piirangutest, mida me oleme endaga kaasas kandnud, sest me oleme ennast kuidagimoodi millegi eest kaitsta püüdnud. Ärme oleme enda peale nüüd pahased selle pärast, vaid mõistame. Meil on alati hea põhjus. Ütleme aitäh oma kaitsemehhanismile. Ütleme aitäh oma emotsionaalsele kehale, kes on alati meie jaoks olemas.
ütleme aitäh oma mentaalsele kaitsemehhanismile, kes on alati meie jaoks olemas. Ja ka füüsilisele, igasugused kaitsemehhanismid meie füüsilises kehas, mis on siin meie jaoks meid teenimas. Sest meil on alati põhjus. Ja kui me õpime nägema neid põhjuseid ja hakkame olema kohal nende valude ja nende traumadega ja nende hirmudega, mis meie sees on, ja neid küsitlema, neid vaatlema, nendega kohal olema, siis mida see võib luua? Aitäh, 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 aitäh. Aitäh igasuguste erinevate süsteemide eest meie sees. Ja ka suur aitäh teadlikkuse eest, teadlikkuse avardumise eest. Ja suur aitäh mulle, iseendale, et ma valin teadlikkuse avardumise, et ma valin emotsionaalse tervenemise, et ma ei sõida endast enam nii tihti üle, et ma kuulan ennast nüüd rohkem, et ma luban endal olla kohal iseenda valuga, et ma luban endal kuulata oma sisemisi osi, kes on vastuolus teiste osadega meis. Aitäh, 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 aitäh mulle, aitäh teadlikkuse eest, aitäh kogu universumi, kogu kollektiivse teadlikkuse eest. Ja ma tean, et kui mina avardan enda teadlikkust, siis see avardab kogu kollektiivset teadlikkust. Ja ma tean, et kui mina soovin avarduda, siis ma võin ka kutsuda toetuseks kogu kollektiivse avardumise. Ja mida see siis loob? Oleme selle teadlikkusega kohal. Oleme kohal iseenda kui väega. Tunnistame seda, kui väekad me oleme. Kui palju me suudame iseennast tagasi hoida. Ja mis siis? Kui me nüüd saame aru, millega me oleme ennast tagasi hoidnud ja kui me õpime, et need asjad, millega me oleme ennast tagasi hoidnud, ei olegi tegelikult nii hirmsad, nagu me arvasime. Võib-olla siis me ei hoiagi enam ennast tagasi. Ja mida see siis loob? Ja mis siis, kui alati, kui ma küsin, saan ma leida lahenduse, kui ma endal seda luban. Ja kui ma alati, kui ma soovin toetust, siis ma saan seda, kui ma seda luban. Kuidas on lubada endal olla toetatud? Kuidas on lubada endal saada järjest rohkem teadlikuks? Kuidas on järjest rohkem olla lubamises? Aitäh, 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 aitäh. Aitäh, 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 aitäh.
luban endal olla see vägev looja, kes ma olen. Kes ma olen tulnud siia olema. Ma tean küll, kelleks ma tulin siia olema. Isegi kui ma olen selle teadmise sügavale ära peitnud. Ma ju tegelikult tean seda. Isegi kui mul on ainult väike aisting selle kohta. Ja kui ma luban endal seda teada ja tunda ja väljendada järjest rohkem iga päev, iga hetk, siis mida see veel loob? Aitäh!